Nii, abitreener Valdo Lips, väga hea ja tuntav vastane meie jaoks nii eelmisest hooajast kui ka nüüd hooaja alguses ka karikamängudel. Päris tugevalt ja agressiivselt alustati seda mängu. Suur vahe oli sees, aga lõpuks ikkagi läks päris punktide peale. Alustasime hästi tõesti, nii kaitses eriti ja sellest ka rünnakul kohe sujuv minek ja tabavused. Kontrollisime mängu, siis kolmas veerand oli vist meil see raske moment, kus rünnak jäi ümmarguseks, ütleme niimoodi, et tabasime hästi kolmesid, olime rohkem kolmesid võtnud kui lähiviskeid ja jäime selle samale peale lootma, aga siis hakkasime teravust looma ja saime kontrolli jälle tagasi ja kaitsesurve läks ka suuremaks, et selle pealt tuli. Igal juhul võib kogu meeskonda õnnitleda ja hea mäng kokkuvõttes, kui see mingisugune periood sealt vahelt ära võtta. Tublid, kõik käitsid oma ülesande väga hästi väljakul. Järgmiseks vastaseks on Rae Hansa Viimstus ka üks päris tugevaid võistkondi tegelikult. Aga kas on neid üllatada mingite muude asjadega või plaanid jätta enda asjadele kindlaks? No, Rae on kindlasti favoriit selles aastas liigas praeguste mängude järgi ka, aga me läheme taktikat me ei ole niimoodi juba mõelnud, et mäng haavalt ja ega me ei ole seda Rae mängu nii-öelda analüüsinud ja eks siis järgmine nädal näeb, mis me nädalaga välja mõtleme, kui midagi mõtleme. Selge, aitäh sulle, edu! Aitäh!